turundusinnovatsiooni koha pealt tooksin näiteks siis sellise projekti nagu rahvuspapud, kus me ise ka osalesime. Nimelt toetab Eestis juba mitu aastat teadlaste ja ettevõtete vahelist koostööd innovatsiooni taganttõukamiseks. Selline riigiasutus nagu EAS ehk Eesti ettevõtluse arendamise sihtasutus. Ja nemad jagavad välja selliseid vautšereid, 4000 eurot üks vautšer, mille iga firma võib minna sealt välja võtta ja tuua ülikooli ja öelda, et võt, meil on selline mõte, et me tahaks teha endale väikse innovatsiooni, aga meil ei ole endal nagu know-how'd ja raha ja aega, eks ole, et äkki ülikooli teadlased aitavad selle meil ära teha. Et meie poole tuli siis mõne aasta eest, siis kui oli see suur tantsupeo aasta, pool aastat enne tantsupidu tuli sellise ideega siis üks asjalik mees. Ta ütles, et mul pole üldse raha, ma ei viitsi ega ei taha otsida investoreid, ma ei taha neid sõltuvaks jääda, aga mul on hea idee. Ma tahan tantsupeo ajaks tellida Hiinast 2 konteineri täit rahvusmustrites tenniseid. Aga mul eeltingimuseks on see, et selleks ajaks, kui need tennised Eestisse jõuavad, ma pean olema nad kõik maha müünud, et ma saaks kohe ära maksta. Et ma ei peaks sõltuma investoritest. Ja et äkki saaks selle jaoks kasutada sotsiaalmeediat, sest ta oli käinud ühel meie koolitusel, kus me rääkisime, kuidas sotsiaalmeediat saab kasutada turunduses. Ja siis me panime talle kokku meie esimese sotsiaalmeedia kampaania, kus kasutasime Facebooki ja YouTube'i ja blogimist ja Twitterit ja no mida iganes. Ja see asi toimis nagu väga hästi. Sest meil ei toimunud isegi mingit pressiteadet ei väljastanud. Asi hakkas ise käima, kuidagi keegi leidis selle netist, siis selle kellegi blogi luges Eesti üks esiblogijaid Siim Teller, kes töötab vist Skype'is praegu, aga Siim Telleri blogi loeb, ma ei tea, mingisugune mitu tuhat inimest ja sealt kaudu läks asi järsku plahvatas niimoodi 1 nädalaga oli meil sadu ja sadu lugejaid meie blogis ja midagi sarnast me üritasime teha siis teise ettevõttega, Koolitööde aktsiaseltsiga, kes haldas ja arendas e-kooli, et me üritasime välja pakkuda siis sellist turundusinnovatsiooni, mis oleks võimaldanud õpetajatel müüa üksteisele või siis koolidele kontrolltöid. See saime nagu rakenduse valmis, aga kui tegime turu-uuringu, et siis selgus, et Eesti koolid ei ole selleks veel päris valmis, et see nüüd ootab veel oma aega. Ühest küljest see kastist väljas mõtlemine tundub nagu väga lahe ja loominguline asi olema, aga tegelikult tihtilugu see looming on seotud hävitamisega. Rakendusviisilt võib innovatsiooni jagada siis veel järkjärguliseks ehk sujuvaks innovatsiooniks või siis radikaalseks ehk hüppeliseks innovatsiooniks. Ja see hüppeline innovatsioon on tavaliselt selline, mis teeb kellelegi väga kõvasti haiget. On isegi selline mõiste välja, kui on nagu disruptive technology, ehk siis purustav või turgu rikkuv tehnoloogia. See on see sama, mis põhjustab siis hüppelise innovatsiooni ja mille tulemusel keegi jääb rahast ilma. Klassikaline näide selle kohta on siis muusikakandjad. Omal ajal aastakümneid muusikat levitati vinüülplaatide peal. See oli muusikafirmadele väga mugav, sellepärast et vinüülplaati kodustes tingimustes keegi kopeerida ei saanud. Sai ümber lindistada makikasseti peale, aga kvaliteet kukkus nagu tohutult. Ja teine see oli see, et plaadifirmadel õnnestus riikidele peale suruda selline asi nagu tühja kasseti maks. Ma ei tea, kas te sellest olete kuulnud, et nad arvestasid juba sellega, et inimesed hakkavad nii-öelda piraatversioone tegema nende plaatide peal levinud muusikast. Nii et iga kord, kui keegi ostab tühja kasseti, siis 50% tõenäosusega sinna peale maandub piraatmuusika. Järelikult tuleb võtta mingi, ma ei tea, 5% või palju seal oli iga tühja kasseti müügihinnast
ja maksta see plaadifirmadele. Asi muutus, kui tulid CD-d. Seepärast, et CD-st sai igaüks kodus teha teise CD, mis oli täpselt sama hea kvaliteediga kui see esimene CD. No, üritati siis tühjale CD-le, toorikule panna külge ka seda sama tühja kasseti maksu. Seal enam riigid nii hästi järgi ei andnud, see maks kõnnes oluliselt väiksemaks. Aga see aeg kehtis suhteliselt nagu vähe aastaid ja juba jõudis kohale MP3, sest kodused piraatmuusika tekitajad leidsid, et palju mõistlikum on mitte teha sellest uut CD-koopiat, vaid kuulata seda ainult failina. Ja see on praegu tõsiselt uppi löönud kogu muusikaäri. Ja Steve Jobs jällegi, keda täna juba mitu korda mainitud, on siis üks mees, kes üritas seal lagedale tulla ühe korraga nii toote turundusorganisatsiooni kui protsessi innovatsiooniga, pakkudes välja iPodi, iTunesi muusikapoe ja siis sellise turundusskeemi, kus iga muusik võib produtsentfirmadest kõrvale hiilides minna ja panna oma plaadi otse müüki iTunesis. Apple koorib sealt 30% pealt, aga muusik saab ise oluliselt rohkem, kui ta varem sai. Ja muusikatööstus praegu on tõsises paanikas ja ilmselt nad ei saa samal moel jätkata. Ja täpselt sama on toimunud nüüd e-ajalehtede turul ja ilmselt kohe tekib sama küsimus e-õpikutega. Et kirjastused on täpselt samamoodi paanikas. Mis saab? Väga lihtne oli müüa paberit kandjana, mille peal oli tekst, eks ole. Tegelikult nad müüsid meile seda teksti, mis seal paberi peal oli, aga nende poolt vaadates nad müüsid meile seda paberit. No ja, pannes selle kõik nüüd Eesti konteksti, on selge, et me kõik tahame väga hästi elada. Meie põlvkond, me tahame minna pensionile mitte 75-aastaselt, me tahame minna 65, no võib-olla maksimaalselt 67-aastaselt. Ja arvata võib, et meie keskmine eluiga on selleks ajaks kõvasti tõusnud, nii et me pensionärina tahame saada normaalselt pensioni, et mööda maailma ringi käia ja nii edasi. See on võimalik ainult siis, kui Eesti majandusel läheb jube hästi. Ja on selge, et me põlevkivi saab otsa, metsaga me väga suurt imet ei tee. Metsale ei saa anda nii palju lisaväärtust, kui saab anda naftale. Ükstapuha, kui palju me selle kallal teadust ei teeks. Nii et me peame mingil muul moel rikkaks saama. Eesti targad pead on kokku pannud siis sellise asja nagu Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegia aastateks 2007–2013. Selle strateegia nimi on teadmistepõhine Eesti. Ja siis selle sama hõbeda ja kulla ja metsa ekspordi asemel üritatakse seal visandada sellist tulevikku, kus Eestit viiks nagu jõukamate riikide nimekirjas ettepoole just nimelt innovatsioon, mis põhineb teadus- ja arendustegevusel. Strateegias tuuakse välja siis 3 võtmetehnoloogiat, mis on selgelt kõigist teistest asjadest eristatud. Need on samad tehnoloogiad, millest loodetakse kõige suuremat innovatsiooni ja kõige paremat ekspordi kasvu. Need on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, biotehnoloogia ja materjalitehnoloogia. Nii, et kui te hakkate oma uurimistööde teemasid valima, mis võivad mõjutada teie ülikooli sisseastumist ja teaduskonna valikut ülikoolis, siis mõelge selle peale. Kuna seesama strateegia näeb ette teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamise kahekordistamise üldiselt, siis võib arvestada, et nendes 3 valdkonnas see rahastamine ilmselt peaks siis nagu 4 või 6-kordistuma. Et see annaks teile suunad kätte, kust on lootust nagu huvitavat elu elada ja saada selle eest hästi tasustatud.
Ja sellega on kaasa läinud siis ka riiklik õppekava, sellest sügisest on põhikoolis ja gümnaasiumis uus riiklik õppekava. Gümnaasiumi osas näeb see ette siis läbiva teema tehnoloogia innovatsioon. Ja seal on siis kirjas, et iga õpilane peab gümnaasiumi 3 aasta jooksul osalema innovatsiooniprojektis, mis viiakse läbi rühmatöös. Selle peaks saama kenasti siduda selle projekti, mis on üldjuhul mingi arendus- või innovatsiooniprojekt, selle peaks saama siduda ka uurimistöö või loovtööga, mida igaüks teist peab kaitsma siis gümnaasiumi lõpul. Võib siduda ka õpilasfirmaga. Ja 4 näidisstsenaariumi, mis me siis oleme välja töötanud selle töörühmaga, kes selle õppekava kallal tegutses, on siis sellised, aga loomulikult need on ainult näidised, te võite ise oma stsenaariumitega ka lagedale tulla. Et näiteks võiks olla selline projekt 3-4 õpilast kamba peale, kes pole rahul kooli kodulehekülje praeguse kasutatavuse, kasutamismugavuse, väljanägemise, funktsionaalsustega, ütlevad, ei, meil peaks asi teisiti olema ja pakuvad välja, et me viime kooli kodulehe uuele platvormile, mis on paremini ühilduv e-kooliga, kus kasutajad saavad ise rohkem sisu lisada Web 2.0 stiilis, kus igal õpilasel võib olla oma blogi, nagu mis on ühendatud sellega, klassidel on oma blogid, kus on hästi lihtne teha mingisuguseid ka selliseid väikeseid alla minutisi videoklippe podcastide kujul, mida õpilased saavad oma telefoni laadida ja kuulata bussiga kooli või koolist koju sõites. Ja selline arendusprojekt on täpselt see, mis sobib sinna tehnoloogia innovatsiooni alla. Või näiteks omavalitsuse poolt tellitud uuring infokanalite kohta, millega nad võiksid jõuda noorteni. See on muuseas praegu tohutu küsimus. Meie poole on pöördunud 3-4 erinevat organisatsiooni küsimusega, kuidas jõuda infoga noorteni. Sealhulgas Archimedes, kes viib läbi noorte neid õpilaste teaduslike tööde konkursse. Nemad ka ei tea. On selge, et õpilased meili eriti ei loe ja nende meiliadressi me kuskilt kätte ei saa. Liste nagu praktiliselt õpilaste jaoks enam ei eksisteeri, ilmselt on seal Facebookis, aga Facebook on täiesti privaatne, sealt kaudu neile eriti ligi ei saa ja nii edasi, igavene jama. Ja nüüd võiksite läbi viia, eks ole, ega omavalitsus ka teisiti teada ei saa seda, kui õpilased ise, insiderid, seda uurima ei hakka. Kuidas jõuda mingi olulise sõnumiga, näiteks mul on 1 000 000 krooni anda noortele, eks ole. Kuidas jõuda sellega kõigi noorteni meie omavalitsuses? Või 3. näide, panna kokku õpilaste poolt kohalikule majutusfirmale, mingile turismitalule mingi geopeituse rada. Mõelda valmis mingi 10-12 geopeituse punkti, kus on mingid legendid, mingid mõistatused, küsimused, et siis majutusteenuse pakkuja saab laenutada oma klientidele, kellel seal väga öko ja väga rohelises turismitalus, mis on muidu väga huvitav, aga seal teha pole mitte midagi, eks ole, terve nädal aega. Aga nüüd pakub neile nii 2 päeva selles nädalast ja saate tegeleda geopeitusega. Ja need inimesed jäävad kauemaks, maksavad rohkem raha majutajale. Innovatsioon, missugune. Või 4. näide, e-õpiku rakendatavusuuring meie koolis koostöös teadlastega. Seda ma tahaks kohe esimesena teha. Et kui keegi on käsi siin, siis andke pärast teada söögipausi ajal. Ma tahaks juba järgmisel aastal selle teha. Aga mul on vaja õpilasi partneriteks. Need teadlased üksi ei tule toime selle asjaga. Nii et kokkuvõtteks, mida rohkem on meil uudishimulikke loovaid, kastist väljas mõtlevaid noori inimesi, seda paremini läheb Eestil tulevikus. Ja ma arvan, et see koolekiht ongi siia saali nüüd kokku kogunenud. Ja teine asi on see, et te saate ise oma kooliaega põnevamaks muuta, kui proovite ise midagi uut uurida, katsetada, luua. Ja uurimistöö ei pea tingimata olema siis selline, nagu teadlased tavaliselt seisavad kõrvalt ja mõõdavad ja kaaluvad ja nii edasi ilma protsessi sekkumata. Te võite ka sekkuda ja teha arendusuuringu, mille tulemuseks on mingi väike innovatsioon. Et jõudu teile selleks!